Mul on väga hea meel, et Art kannatas nii kaua, et me pidime Tarviga ära vahetama, aga võib-olla see ongi selles mõttes väga oluline, sellepärast, et see on ka, et see, kuidas militaarpärang on ka tuleviku vundament, ja oluline hariduses, et sellest sa just hakkadki rääkima. Jah, sellest ma räägingi. Nimelt ma paari sõnaga räägin alguses sellest veidike ettekandest ja endast, et mis mu tänase ettekande mõte on. Kaameramehed, kas see koht on okei seista vist? Ma eeldan, väga hea. Seoses sellega on see, et mina õpetan sõjaväelasi ja peamiselt on meil erinevad meetodid. Üks on loomulikult klassiruumi loengud, aga tegelikult üks hästi selline kihvt õppemeetod on teha staabi väljasõite. Ja staabi väljasõitede puhul on, eks ole, üks eesmärk just külastada maastikku ja tuua operatsioonid nii-öelda tegelikkusesse. Ehk tihtipeale nad võivad saada näiteks ülesande tänapäeva planeerimise kohta, aga samal ajal räägitakse, kuidas ajaloos näiteks tehti seda sama operatsiooni, kui nad pole teadlikud selle ajaloolise operatsiooni käigust. Või teine asi on see, et näiteks Balti Kaitsekolledžis, kus mina töötan, ma tutvustan veidikene teile Eesti sõjalist haridust ka, selleks mul see Balti Kaitsekolledži slaid ongi siin, et see on meil nagu see kooli tutvustus. Aga just ma toongi välja just, et staabiohvitseridega on ka tihtipeale see, et nad saavadki endale ülesanded, kus nad teevad erinevaid ettekandeid ja peavad mõtestama seda maastikku, kui ka tuleb kasuks militaarpärand. Ja nüüd ma selle sama ettekande teine pool puudutabki siis seda ka militaarpärandit, mida mina praktiliselt olen kasutanud ja kuidas ta mulle saab kasulik olla. Ja räägin ka Sinimägedest veidikene, eks ole, et siin mis Iivika rääkis, ma räägin lisaks, et mida ma olen näinud ja mis ma leian, et kuhu me võiksime liikuda. Esimene asi, ma räägin teile veidike Eesti sõjalist haridusest. Eestis on kaks sellist suuremat sõjalist õppeasutust. Üks on Kaitseväe Akadeemia, mis on eestikeelne ja kus me õpetame kadette kui ka siis keskastme ohvitsere. See on siis alates tegelikult kadetist kuni siis kaptenini sisuliselt. Ja lisaks veel antakse seal eestikeelset allohvitseride haridust. Ja siis peale selle eksisteerib rahvusvaheline kool, mis on siis Balti Kaitsekolledž. Ja rahvusvaheline just selle koha pealt, et näiteks ma ei ole Eestile keskalluvuses, vaid minu tööandjateks on Eesti, Läti ja Leedu riik sisuliselt. Ja meie õppurid on ka väga laia taustaga. Ma ei hakka teile kõike seda teksti ette lugema, ma lihtsalt näitan teile neid slaide, et äkki näete pilguga peale, pärast saate küsida mult kindlasti või kell rohkem huvi pakub, ma võin pärast omavahel ka rääkida. Aga nagu siin juba on kirjas, siis Balti Kaitsekolledž on sisuliselt Balti riikide omanduses ja lisaks on Balti Kaitsekolledži tasand just algabki siis staabiohvitseridest. Me räägime siis majorist kuni kindraliteni välja. Ja meie nagu töökeeleks on inglise keel ja selles mõttes oleme NATO poolt akrediteeritud siis nii-öelda kindralstaabi akadeemia. Ehk NATO andis akrediteeringu, see tähendab seda, et kui riikidel on mingi mure, kas ta on näiteks eriti mitte NATO riigid, siis neil võib see mure tekkida ja siis neil on ka see haridus verifitseeritud. 99 aastal asustatud, kõige muuseas vanem Balti riikide kaitsekoostööalane kokkulepe, mis siiani aktiivselt tegutseb ja igapäevaselt tegutseb, on ka mingid koostööprojekte, mis hooti tegutsevad, aga kindlasti Balti Kaitsekolledž on nagu edulugu. Ja mis on võib-olla eestlaste edulugu on see, et ta Tartusse tuli. Et meil õnnestus ta saada Eestisse, sest selle peale ikkagi pikalt on leedukad ka hammast tihunud, et saada see Leedusse. Aga ütleme nii, et üks Tartu eeliseid oligi see, et ta on jõukeskusest eemal. Ehk ta ei asu Tallinnas, Vilniuses ega Riias. Et just, et ei ole seda väga suurt poliitilist mõju või vähemalt seda minimaliseeritakse. Ja siis on meil erinevad kursused erinevatel aastatel alanud. Kõige viimane kursus on meil siis vanem staabi allohvitseride juhtivkursus. See on hästi keerulise nimega inglise keeles Command Senior Enlisted Leaders Course. Ma ei hakka seda isegi tõlkima üks-ühel ümber. Aga seal on nii-öelda ülemveebli tase. Näiteks hästi rahvusvaheline kursus. Seal on tavaliselt nii, et Eestist on 1-2 tudengit, aga kokku on 30 tudengit, kõik on eri riikidest. Hästi kihvt näiteks on kohata Briti tulevast õhuveeblit näiteks ja kuidas tema asjadesse suhtub ja mis taust neil on. Aga siin on nagu näha sellest siis inglise keeles on see sõna PME ehk Professional Military Education, see ongi siis sõjaväelise karjääri haridus. Et seal on 4 astet. Esimene aste on siis kadetiaste, see on see, kes ohvitseriks saab. Teine aste on keskaste, mida me siis kutsume just kaptenit kursusteks ka, näiteks Läti-Leedu näitel Eesti annab magistrikraadi 2-aastase, aga Läti-Leedu annavad ainult lühendatud kapteni kursused, mis üldiselt kestavad 6 kuud, mõnel juhul veidike rohkem. Ehk juba seal hariduses tekib tegelikult taustalõhe, et Eesti taustaga majorid on tihtipeale lõpetanud juba magistri, kui nad kolledžisse tulevad. Aga seda mitte ei ole teiste riikide omad teinud. Lisaks sellele on meil siis 3.
kolmas tase, mis algabki tegelikult, siis me anname tsiviilametnikele ehk riigiametnike kursused ja siis on lisaks sama, mida me kutsume rahvakeeli joint kursuseks, aga tegelikult on siis ühendstaabiohvitseri kursus, mis on 3. astme kursus. Ja siis on meil kõrgemate ohvitseride kursus, mis on siis seesama Higher Command Studies course, mis on 4. aste. Sealt, et sellele tulevad üldiselt kolonelid, kolonelleitnandid, Eestist kolonelleitnandid ja pärast seda neil on võimalus saada täiskoloneliks. Ja sealt ka brigaadikindraliks. Ja siis on ka kindralitele selline lühikursus, mis on Senior Leaders course, mis on siis nagu selline, me kutsume seda nagu lipulaeva kursuseks, mis ongi tegelikult nädalane selline, kus käivad NATO kõige tähtsamad näod neil rääkimas. Ja see on ainuke kursus, mis meil roteerub pealinnade vahel. Ja siis on seesama, tegelikult strateegilise tasandi kursus on ka seesama veeblite kursus, ülemveeblite kursus siis lühidalt öeldes. Ja all, kui te näete, siis on need ohvid, see on ka ohvitseri tasemed NATO tasandite järgi, eks ole, mis tasandi ohvitseriks saab, mis kursust lõpetades. On teil äkki kiiresti mõni küsimus või jäi midagi segaduseks? Ma igaks juhuks praegu küsin, sest ma hüppan kohe siit teise teema peale. Segaseks kindlasti ei, aga pane edasi. Okei. Kuidas toimub näiteks Balti kaitsekolledži juhtimine? Üha vähemaks on võetud roteeruvaid kohti, on tekkinud permanentseid positsioone. Näiteks varasemalt roteerusid meile õppetoolid ülemad, nüüd on üritatud õppetoolid ülemad jätta üldiselt ikkagi palgaliseks, et nad ei muutuks iga 3 aasta tagant. Aga sõjalises hariduses toimub alati roteerumine, mis minule kui, ütleme nii siis õppejõule, kes on palgatud, on suhteliselt tüütu, sest sa iga 3 aasta tagant hakkad uuesti seda sama ratast uuesti läbi käima, eks ole, esimene aasta on ülemal sisseelamine, teine aasta ta siis juba teab, mis ta teeb ja 3. aasta ta juba mõtleb lahkumisele. See on nagu niisugune veidi küldistatud, aga tegelikult väga tihti võib ka tõele vastata. Et seega ma ütlen, meil väga neid roteeruvaid kohti pole. Peamine roteeruv koht on meil kursuse direktor, kus on praegu lätlane, kooli ülem, komandant või siis rektor, kes on praegu leedukas ja eestlane on meil siis Department of Military Studies, see on siis tegelikult sõjanduse õppetooli ülemaks. Ja järgmine aasta on nii, et lätlane tuleb meile kooli ülemaks 3 aastaks ja siis vastavalt sellele siis eestlane liigub kursuse direktoriks ja lätlane siis õppetooli ülemaks. Ja lisaks on meil muidugi erinevaid rahvuseid. Praegu on meil Brit võtnud staabiülema positsiooni, aga eelmine staabiülem oli meil näiteks Saksamaalt. Nii, rahvustest. Kolledži omanikud on Eesti, Läti, Leedu. Näiteks me oleme kuidagi minu teada Eestis legaalselt süsteemis, me oleme üldse välisministeeriumi all olev välisorganisatsioon, et meil seal on teatud legaalne staatus, et ta ei ole üldse kaitseministeeriumi haldusalas Eesti mõttes. Siis on toetajad riigid, kes siis ühesõnaga saadavad meile ohvitsere õppejõududeks või ühel või teisel moel siis on füüsiliselt ikkagi nagu toetavad reaalselt kolledži arengut. Siis on meil palgatud personal, eks ole, näiteks mina olen seal Eesti lipu all, sest ma olen eestlane, aga näiteks meil on nii prantslasi, rumeenlasi, näete isegi albaanlane on, eks ole. Ja siis on eraldi veel, eks ole, tudengite hulka on NATO riigid kui ka siis Partnership for Peace, see on siis selline programm, kuhu kuuluvad mitte NATO riigid, aga kellel on tõenäoliselt võimalus tulevikus kas liituda või jääda lähedaseks liitlaseks. Te ei näe seal ühte lippu, mis on ära kadunud. Eelmine aasta te oleks näinud, mis te arvate, mis lipp see on? Ei ole. Ungari on NATO riik. Gruusia, jah, te ei näe Gruusia lippu. Ja näiteks see oli selgelt poliitiline otsus, kus leiti, et enam Gruusia kohti ükski riik ei rahasta ja siis grusiine pole. Et see on näiteks see, kuidas poliitika tuleb ka vahel ikkagi nagu selles kolledžis. Ja meie tudengid ei ole nii, et nad tulevad ja kandideerivad meile. Meie tudengiteks on nii, et ikkagi riigid saadavad meile enda poolt läbi filtreeritud mehed ja siis meie võtame nad vastu. Meie seal pretensioone ei tee, välja arvatud keeleoskustase, eks ole, ja see varasem haridus. Aga näiteks on hästi huvitav, et Leedus on umbes iga aasta 800 meest, kes tahab kolledžisse tulla ja saab ainult tulla umbes 20 või 19 olenevalt aastast. Ja see on nagu väga suur konkurents on, et tulla kolledžisse õppima. Eestis ja Lätist see nii suur ei ole. Ja, ma nägin kätt. Kas teil naisüliõpilasi ka on? Ja ikka on, naisohvitsere. Et meil, selles mõttes ma kutsun ise neid muidugi student ehk üliõpilane, aga tegelikult nad on kõik väga täisohvitserid, et nad vanuses, nad sama vanad kui mina üldiselt, et selles mõttes ma ütlen, et mul on eluaeg olnud au õpetada endast vanemaid tavaliselt, nüüd hakkan ma vaikselt nendele järgi jõudma. See on, ega mingit soolist piirangut ei ole, selle tõttu, et kui sa oled naiskadeet,
oled teinud läbi keskastme kursuse, jõudnud sinna tasemele. Meil eelmine aasta tegelikult sai esimeseks Eesti naiskoloneliks meie just kursuse lõpetaja Margot Künnapuu, kes on mu endine kolleeg Eesti poolelt, sest ma olen ka töötanud Eesti poolel sõjakoolis ja tema oli nii, et kursuse lõppudes saigi täiskoloneli, seega nagu Eestis pole minu teada kaitseväes täiskoloneli olnud, kes on orgaaniliselt tulnud meil süsteemi seest. Ja kohe on tulemas üks veel minu teada, et jah, lihtsalt infoks. Aga selles mõttes jah, et sellist piirangut ei ole ja nagu selles mõttes, aga see sõltubki riigist nüüd, kelle riik saadab. Mul on ka, ma võin näite tuua, meil oli näiteks üks tudeng oli Gruusiast, kes oli saanud koloneliks naistepäeva puhul, aga tal ei olnud väga neid teadmisi ja siis meil oli tegelikult päris palju probleeme sellega. Et ma ütlen ikkagi kvalifikatsioon on tihti peale tähtsam, eks ole, et ja seal seda sugu küll ei vaadata. Aga nii, siit ma juba rääkisin, lihtsalt nagu siin on see kursuste kestvus. Kõige lühem ongi siis see lipulaeva kursus ja ei ole ka pikk see ülemveeblite kursus. Juba staabi või selle kõrgemate ohvitseride kursus kestab pool aastat, 5 kuud, eks ole, 1 kuu siis nagu on suvi juba. Ja kõige pikem kursus on meil riigiametnike kursus ja siis joint kursus ehk siis majorite kursus võiks öelda, mis kestab sisust aasta. See 10 kuud on nii, et ta algab augustis ja ta lõpeb juunis, eks ole, et see on nagu ikkagi aasta. Ja nii, palju praegu meil on erinevaid tudengeid erinevatest riikidest. Eestist on 16 tudengit, näiteks Lätis 17 ja Leedust 20, aga Leedus on jälle 3 korda rohkem nagu kandidaate sellele või ütleme, surve on palju suurem. Et selles mõttes eestlased on väga õnnelikud antud olukorras. Ka lätlased muuseas, neil on armee tunduvalt väiksem. Aga jah, isegi meil on Türgi tudeng see aasta, keda meil pole olnud üle 20 aasta. Nii, meil on suurõppused, mis on väga olulised, mis keskendub NATO artikkel 5-le. Me otsustasime Rootsist õppus ära tuua, mis keskendus artikkel 4-le ja oli iga aasta sama õppus, eks ole, siis leiti, et ikkagi tuleb süveneda rohkem päris sõjapidamisele, toodi see Poolasse alguse, tasakaalustamise sellega, et soomlased kaasasime, nüüd eelmine aasta see õppus oli Tartus, eks ole, ma arvan, et see aasta, kas ta ongi siis Soomes äkki? Jah, kindlasti Soomes. Et nüüd on nagu roteeruv õppus ja selles mõttes on see nagu selline jällegi regionaalse koostöövorm, mis ei ole kindlasti piiratud ainult Balti riikidega. Ja nagu üritame päris asja teha. Sest ütleme, Rootsi armeel juhtus see ka, et Rootsi armeel oli vahepeal väga suur probleem personaliga, sest seda oli palju, kui nad hakkasid ajateenistust likvideerima, aga nemad otsustasid lahti lasta noored mehed, mitte vanemaid ohvitsere, sest noored leiavad kergemini töö. Loogika on õige, aga see tähendas seda, et tihtipeale neid õppusi viisidki läbi 60-aastased mehed, eks ole, kes iga aasta sama asja tegid, eks ole, selleks on vahel nagu seda muudatust vaja. Et see on lihtsalt selle õppuse näide. Võib-olla ma isegi ei tea, kas see on hea, et see videosse jõuab. Aga nüüd välistudengitele meil on ka magistriprogramm olemas, mis tähendab seda, et sisuliselt see kolledži aastane kursus katab ära magistriained, et neil on ülesanne pärast kirjutada magistritöö. Ja nad kolledžis endas kirjutavad ka tegelikult nagu uurimispaberi, mis on umbes 5500 sõna. Ja ega ma siin rohkem, siin on meil see just see staabiohvitseride kursuse nimekiri jällegi. Ukrainast on üldiselt väga palju tudengeid ja Ukrainast ka kõige nooremad. Et ma kohtasin Ukrainast, mul oli tudeng, kes oli Ukraina sõja alguses leitnant, aga selleks ajaks, kui ta mul tudengiks jõudis, ta oli küll joint kursusel, aga ta oli kolonelleitnant. Mees rääkis, kui raske tal näiteks on teenida, ta oli 28-aastane, et kui raske tal tegelikult on üksuse ees, nagu ta tunneb, et ta on liiga kergesti selle saanud või kiiresti, et enamus mehed, kes on talluvad, on tast vanemad ja et see oli suur väljakutse. Aga jällegi näitab, mis sõjaolukorral võimalik on. Eestist on see keskmine kolonelleitnandi vanus ikkagi, meil on majorid üldiselt, aga ikkagi ta on 35 pluss kindlasti kohe. Et jah. Nii, ja nüüd ma jõuangi oma ettekandeni. Meil on ka, mul on väga oluline asi see öelda, et meil on ka sõjaajalo konverents, mida me teeme tegelikult koostöös. Peamiselt sõjamuuseum on meie strateegiline partner, mis tähendabki, et tegelikult on see sõjamuuseumi ja kolledži konverents, mis on ühendatud. Et ma ei saa öelda, et see on kolledži konverents. Et selle koha pealt, aga meil on ka võetud nüüd välispartnerid, kus meil on välispartneriteks Kaitseväe Akadeemia Eestist veel osaleb, aga lisaks meil on siis Läti ja Leedu sõjamuuseumid. Nende roll on rohkem nagu toetav roll, kui põhiläbiviijad on siis Eesti Sõjamuuseum ja Balti Kaitsekolledž. Me sisuliselt dubleerisime sõjamuuseumiga sama konverentsi, nüüd panime eelarvet kokku, tegime konverentsi suuremaks ja ta on kindlasti minu silmis on väga edukas siiamaani. Et ja meil umbes ka algasid konverentsil samal ajal, et meil on nagu see, ütleme, teatud traditsioon nagu kogu aeg paralleelselt jooksnud, aga minu tööülesanne, kui ma läksin Balti Kaitsekolledžis 2018 oligi tegelikult teha üks korralik sõjaajalo konverents ja ma sain veidike eelarvet, aga siis 2 aastat hiljem leidsimegi, et see on mõistlik ühendada ja
jõud ja teeme sellest ikkagi nagu korralikum asja niimoodi. Sest meil kolledžis olengi mina ainuke sõjaajalooline ametialaselt. Nii, rohkem ma küll sellest kolledžist ei räägi teile. Pärast vastan küsimustele, sest ma ei tea, palju mul aega jääb. Nüüd ma räägin teile veidikene üldiselt sellest samast see on siis staabi väljasõitudest. Nimelt kolledžil toimub alati aastas üks kindel staabi väljasõit, see toimub Saaremaale. See on nimelt operatsioon Albioniga seotud, mis on tegelikult üks esimesi ühendoperatsioone. Ühendoperatsioon tähendab seda, et siin oli kaasatud merevägi, maavägi ja õhuvägi. Ja tegelikult on meil, see on varasel ajal, see on oktoobris tudengitele ja me peame neile selgitama, kuidas tegelikult maavägi, merevägi ja õhuvägi peavad koostööd tegema, aga Albioniga puhul meil liitub ka rannakaitse näiteks, mis oli venelastel eraldi alluvuses mereväega. See on nagu hästi huvitav süsteem ja seal me käsitleme nii sakslaste lähenemist kui ka venelaste lähenemist ja mis ongi nagu huvitav, et just see venelaste võib-olla need ebaõnnestumised on meil kõige suurem õppetund seal, mitte see sakslaste edu, sest sakslaste edu on liiga pöörane, et seda nagu lihtsalt korrata pole võimalik. Et ka Liipol oli teine selline operatsioon, mis oli esimese maailmasõja ajal, kus tegelikult ebaõnnestuti liitlaste poolt või Antandi poolt siis. Et selle koha pealt on see Albion sõjaajalooliselt üks väga haruldane operatsioon, seda sisuliselt õpetati kõikides merekoolides enne teist maailmasõda, mitte ainult Eestis, eks ole. Vaid see oligi selline operatsioon, mis võeti õppetunniks, kuidas tegelikult korralikku maabumist teha. Kaasa arvatud Jaapanis, kaasa arvatud USAs ja ta oli, ütleks, kõige moodsam operatsioon esimese maailmasõja, ma jälle vabandan väga. Ja siis me sõidame läbi erinevaid punkte ja neid punkte on umbes olenevalt aastast 6–8 ja nendes punktides me seome loomulikult selle geograafiaga, sest seda tegelikult sõjaajaloo kihistust või militaarpärandit, millega siduda, ei ole väga järgi jäänud. Sõrves ääres ei ole, sul on patareide asukohad ja tegelikult, mis on ka väga hästi välja toodud seal kohaliku muuseumi poolt, kus me käime, aga siiski sul nagu sellist, ütleme, ei ole head uluolust kohe minna, eks ole, et siis me lepime sellega, mis on. Tagalahes praktiliselt pole Albionist muud säilinud, kui meil on head pildid, aga ega seal väga Albioni ajal ka muud polnud kui üks, see oli see, kuhu sakslased selle maabumise tegid, oli väike sadamake. Ja siis üks ägedamaid kohti, muuseas on täna läbi käinud koht, on seesama Papissaare lennuväli. Nimelt Papissaares oli vesilennukite hangaarid ja need olid nüüd venelaste ehitatud ülimoodsad oma aja kohta ja nad olid väga suure tähelepanu all, sest see Papissaare lennusadam pidi tagama selle, et nemad suudavad näha sakslaste liikumist ette ja kui sakslased hakkavad tulema, siis nad reageerivad ja suudavad, eks ole, siis nagu vastavalt reageerida Saksa vägede tulekule. Sest üks asi, kui me täna ka neid rannafortifikatsiooni külastasime, siis me unustame tihtipeale ära, et kõige olulisem aspekt pole mitte, et palju sul neid mürske on, vaid kõige olulisem aspekt on see, et side toimiks. Ehk patarei ja juhttorni vahel peab kogu aeg side olema, et teada, kuhu lasta, sest tegelikult need patareid ise on pimedad. Nad asuvad metsa sees ja nad ei näe vastast ja kui nad ei saa teada, kuhu lasta, siis pole neist mingit kasu. Et inglise keeles on selline hea lühike ütlus, on see no comms, no bombs, et pole kommunikatsiooni, pole ka pommi, eks ole. Et või pole kommi, pole pommi, et ma ei tea. aga veidike ülekantud tähenduses. Ja siis Papissaare sadamas on lagunevad vesilennukite hangaarid ehitatud vahetult või juba esimese maailmasõja ajal valmis saadud, vahetult enne või siis saanud valmis, mis on ajalooliselt väga ägedad. Alati tegime ettekandeid seal väljas, tudengid küsisid, kas sisse saab. Siis me otsisime üles, kes meid sinna sisse laseb. Siis me kõndisime seal reffid ja kõige vahel, aga neil oli nii põnev. Ja siis me saime veel sinna kohaliku mehe Villu Vatsveldi ettekannet tegema, kes siis selle õnnetu seina peal meil seal slaide näitas. Nüüd on õnneks need hangaarid tühjaks löödud ja seal on võimalik sees käia ja seal isegi arendatakse seda sadamat nüüd erainitsiatiivil. Aga tegelikult on ta militaararhitektuuriliselt pärl. Miskipärast on kaitse all see tee, mis viib sinna hangaarideni. See sama Munakivi tee, mis sai mainitud esimeses ettekandes, aga mitte hangaarid ise. Aga ma veidike näitan teile nüüd fotosid, sest ma ei tea, palju mul aega, ma kiiresti küsin. Sest siis ma oskan arvestada. 10 minutit. On või? Siis aega on, siis ei ole hullu. Nii, ma olen väga kiire rääkija, seda ma tean, et aga ikkagi aega tuleb jälgida. Siin on näha neid hangaaride pilte ja näiteks venelased isegi vedasid sinna oma aja kohta kõige suurema pommitaja, mille nad ehitasid, oli Ilja Muromets. Mul kahjuks ei ole sellest teile fotot, mul foto on olemas, aga ta pole lihtsalt slaididel. Et see oli ikka ülimalt suur elukas selles mõttes. Aga kui te vaatate nüüd neid 1914 aasta fotosid, siis need hangaarid näevad ikka täiesti nagu tutikad välja, eks ole, et ja hästi siuksed ehtsad. Sest mul on ka veidike tänapäeva fotosid.
toimusid. Näiteks seal asus ka venelaste raadioluurejaam ja see raadioluure oli nüüd üks kõige moodsamaid nii-öelda, mis oli. Ja sellega nad siis ka peilisid luuret. Aga mis oli selle sama Papissaare sadama või selle idee oligi see, et nad olid tegelikult vaatlejad. Neil ei olnud mingit pommitamisvõimekust vaja, neil oli peamiselt vaatlusvõimekust vaja ehk vastase mereväe liikumises. See oli kõik info, mis sisuliselt jooksis Kuressaarde kokku ja siis hakati juba reageerima. Kõik üksused läksid kas positsioonidele vastavalt infole, kõik rannakaitse toimis läbi selle, eks ole. Ja selleks ilm mängis alati väga suurt faktorit, et kui ilm oli halb või oli ikkagi pilkane öö, siis sellest lennuvest polnud palju kasu ja tol korral sakslased õnnestusid, kui nad seda maabumist tegid. Ja siin Papissaares on näha ka nüüd seda suunda merel, eks ole. Siin lennuk on hoovõtu rajal ja seal kõrval on siis need vesilennukite õhkutõusu kohad, mis siis ongi siis, ütleme, see suund on praegu, kui me vaatame seda sadamat, siis see on suunaga läände. Ja Papissaare on sisuliselt Saaremaa loode tiivas. Ja nii. Ja siin on väike aerofoto nendest sadamatest. Nagu te näete, siis on seal nagu see vana kalasadam ikkagi ja siis on need 2 angaari ja seal kõrval on või seal ees on siis need vesilennukite hoovõtu kohad ka. Need mingil määral on isegi tänapäeval säilinud, et seal ikka loeb selle maastikult välja. Muidugi see tänapäevane seis neil on selline, et siin te näete, millised nad praegu välja näevad. Et esimene angaar on selline, kus on säilinud või see nii-öelda tagumine angaar on selline, kus on see üks osa säilinud ja teine on praegu laohoonena kasutusel. See on veidi ikka vanem pilt, ma võtsin selle Papissaare enda sadama lehelt, et see ei ole minu tehtud foto, et see on nende ametlikult kodulehelt. Aga suht madal nagu sellises mõttes sadam, eks ole, nagu te näete, et sinna mingit suurtele laevadega ligi ei saa, et oli turvaline nagu selliseks vesilennukite jaoks. Ja siis siin teise nurga alt, eks ole, need samad tänapäeval ja ülevalt. Ja ega Saaremaal oli veel vesilennukite angaare. Näiteks siin samas, kui te vaatate nüüd Kuressaare lossi, siis seal ees on 2 angaari ja need on samuti vesilennukite angaarid. Need on loomulikult tänapäeval hävinud. Ja nende ehitus tundub ka olevat tunduvalt nõrgemast materjalist. Ma ei tea, kas nad üldse olid kivist. Aga nüüd suurest pildist rääkides sellest sõjaväljade väljasõidust, siis see Papissaare sadamas näiteks on ühed reaalsed ehitised, nende renoveerimine on kindlasti kallis, aga jällegi see, et nad lihtsalt on seal kas või, on väga oluline meile selle sõjavälja väljasõidu jaoks. Nüüd ma toon paari näidet, mis mul on nagu väga hingel, kus ma leian, et mis oleks väga edukaks sellist sõjavälja väljasõiduks vaja. Ei ole vaja infoskeeme, on vaja lihtsalt suurt kaarti. Ja on vaja kaasaegset kaarti. Ma räägin näiteks see sama, nagu täna Robert tõi välja, et kui on see kaart, kus on Narva veehoidla peal, siis see juba tegelikult petab pilti. Et kui on näiteks 44 aasta raudteede kaart, on sellest väga palju kasu. Sest sõda käibki ju geograafia mõjul ja sa vaatadki tähtsamaid infrastruktuuri objekte ja siis hakkad mõtestama, kuidas sa läheneksid sellele olukorrale tänapäevale või kuidas lähenedid tol ajal. Ja ega siin on nagu väga huvitavaid näiteid olnud. Aga ma kiiruga mainin siis seda Sinimägesid ära. Et Sinimägedel tegelikult üks osa on muidugi see muuseumi osa, mis on väga tänuväärne, sest see on meil alati või varjualust pakkunud, see on andnud võimaluse teha ettekandeid, see on võimaluse tegelikult näidata neile tutvustavaid videosid Sinimägedest, mis on nagu lühikesed ja väga löövad, et mitte kindlasti nii lääged nagu tavalist sõjakoolidest on need tutvustavad videod. Ja selle koha pealt pean ütlema, et ta teenib väga head eesmärki, aga kindlasti teenivad eesmärki vaatlustornid, mis on Sinimägedes olemas, eks ole. Ja nüüd üks asi, mis ma näen, et puud on, ja ma isegi ei tea, kas see võimalik oleks Eestis. Soomes on tegelikult 4 lahinguvälja, mis jäävad Soome enda territooriumile tänapäeval, mis olid neil talvesõja ajal. Nimelt Soomega juhtus ju see, et nad pidid nii palju territooriumi ära andma, et suurem osa lahinguväljadest jäi Venemaa poolele. Ja seega soomlased saavadki põhja pool, Kuhmos on üks lõunapoolsemaid lahinguvälju neil, kus nad võtsid kõvasti kotti. Ja Kuhmos on ka tankitõrje kraavid säilitatud täiesti sellisel kujul, nagu nad olid sõja ajal. Ja seal on täiesti kaevikute liin, mida nad hooldavad, kus on peal õhutõrjekahurid, tankitõrjekahurid, punkrid. Punkrid on puiduga palisseeritud, nad on täiesti sellised, nagu nad olid talvesõja ajal. Nad ei ole moderniseeritud kaevikud, mida tihtipeale võib näha, et näidatakse nagu teise maailmasõja aegset, aga tegelikult on nagu tänapäeva stiili järgi ehitatud. Ja teisel pool samas, mägi on nagu pooleks, sul läheb see kõnnitee, läheb keset mäge ja teisel pool on asi jäetud nii, nagu ta oli. Ja see asi jäetud nii, nagu ta oli, on väga kihvt võrrelda neid 2 poolt, eks ole, mida teeb loodus. Sest kuhu teie läheksite, kui te Sinimägedest tahate näidata lahingu välja või lahingu mingit sellist nagu teatud määral järelmeid?
Mis on teie koht, valik? Ma ei tea, kui te olete seal käinud. Sina, Robert, kindlasti. Just, väga hea. Ma tahtsin öelda, ma käingi surnuaedades. Et midagi pole teha, surnuaiad on kõige paremad mälestuste säilitajad. Sa näedki neid riste, mis on deformeerunud. Sa näed riste, kust on rikošett läbi või mingi kild läbi löönud või on mingi rikošetti löönud padruni või kuuli. Ja selles mõttes on surnuaiad ühed kõige paremad kohad. Aga selles mõttes Sinimägedes nagu sellist head kohta, kus näidata seda lahingu olemust, on vähe. Ja nagu ma näiteks ütlen, seal teisel mäel, kus on see mälestusrist seal kõrval, tegelikult jookseb kaevikuliin, mida kasutati lahingtegevuseks ja vasturünnakuteks kui ka pealetungi ajal, mis oleks väga ideaalne, kui seal mingi osa oleks taastatud, nagu ta oli, ja siis see ülejäänud osa jäetaks nii, nagu ta on tänapäeval, eks ole. Ma tean, see vandaalitsemine on probleem. Meil on ka see, et see on looduskaitse. Et mingil hetkel teatas looduskaitse, et nemad on ülemad kui muinsuskaitse ja üleüldse võiks need kõik see muinsuskaitselised objektid sealt ära koristada. Aga ma räägin ideaalist. Kindlasti on kohti, mis pole looduskaitse all. Ma arvan, et on. Ja seal alal eriti palju. Sest ma leian, et nagu tutvustada seda ajalugu, näidates seda, kuidas ta oli ja kuidas ta praegu on, see tekitab inimesele parema tunnetuse. Näiteks see sama, et Sinimägedes arvatakse, et kui palju siin siis puid peal oli, eks ole, aga tegelikult mul on alati fotod olemus, et lahingut ajal sisuliselt oli see nagu maha niidetud see mägi, eks ole. Ja ega seal oligi, tegelikult oli ikkagi põllune ala, et Eesti oli tunduvalt suurema põllumaaga kui tänapäeval näiteks, et seda ka ei osata tegelikult näha. Kuigi Sinimäed enne sõda olid metskatte all, aga selleks ajaks olid nad juba need puud, kas seal hävitatud või olid nad hävinenud lahingute käigus, eks ole. Ja nagu see on minu ideaal, mis ma mõtlen. Ja kui me nüüd räägime nagu sellisest temaatilistest asjadest, siis kindlasti ma leian, et ei peaks ainult taastama, mis on täielikult säilinud, vaid näiteks see sama Raadi sõjaväelinnak. Ma tunnen, et see on tegelikult üks väga nagu halb praktika, mida on rakendanud Tartu vald, et nad on lihtsalt julmalt ehitanud kohtadesse, kuhu on nad saanud. Ja nende koostöövõimekus muinsuskaitsega on väga nõrk olnud, sest ma tean, et Tartus muinsuskaitse ei tahtnud, et seda juhtimistorni ära lammutatakse. Et just, et ma väga tahaks, et suudetakse saavutada kokkuleppe, sest mul on sama asi, et tudengid vahel tahavad lihtsalt minna vaadata sõjaajalugu ja palju meil Tartus on seda sõjaajalugu. Võrreldes Tallinnaga väga vähe. Me lähme Toomemäele vaatama vanu müüri asukohta ja tornide asukohta. Väga tore, saame tunnetuse, näeme seda püssirohu keldrit, miks see niimoodi on ehitatud ja on, aga siiski näiteks just seda tänapäeva kaasaegset sõjaandust on väga vähe jäänud. Ja just see Raadi võib-olla on ka nagu ütleme ikkagi globaalses mõttes kõige olulisem ikkagi. Seda nagu ameeriklane teab pigem, kui ta näiteks teab Tartus näiteks, ma ei tea, piiskopi linnust. Et seega nagu tervikut enam ei saagi sealt, aga kindlasti oleks oluline. Näiteks ma ütlen, et see saunahoone, mis oli selle töölispataljoni poolt ehitatud, kus need tellised lihtsalt turvakil olid väljas sealt seinast, oli lihtsalt nii kihvt vaatepilt. Selle kohalikud elanikud, ma usun, oleks leppinud selle õudsa asjaga seal. Kui selle oleks kindlasti paremaks ka õpid seda, aga lihtsalt see. Ja seal näiteks on ka maa-alune hangaar siiani olemas. Seal oli juba kopp sees. Ja siis satuti kuidagi sinna peale ja see töö lõpetati ära. See maa-alune, see on tegelikult minu teada on see asendus mitte hangaar, see on asenduspunker ja mis on seest niimoodi säilinud, et seal on isegi kõik need ajalehed veel alles, et seda pole rüüstatud. Et mulle väga meeldis tänane Kose vaatamine, aga seal Tartus on see selline, et sinna on jäänud asjad sisse, et keegi ei ole seal veel ära seda nagu nii-öelda vedanud neid asju. Et on kohti ja nüüd miks ma Tartust räägin, on see, et Tartus on seda väga vähe, et igal pool Eestis on, aga kindlasti oleks hea, kui midagi suudetakse niimoodi läbimõtestatult teha. Eks ja. Et nüüd sai kõik vist ära mainitud lahinguväljad, ehitised ja siis ka nagu sellised võib-olla regionaalselt vaadata. Sest seda kaarti tegelikult ma ei olnud üldse õnnelik, kui ma täna seda kaarti nägin, kus oli see Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa ainult. Et seda militaarpärandit on ka mujal. Muidugi seda on ka väga kõvasti ikkagi Kirde-Eesti või Kagu-Eestis, et seal ei ole küsimust. Et Kirde-Eestis ka loomulikult, aga Kagu-Eestis just ma räägin Võrumaa ja see asulat seal metsade vahel on kaevikuid kõvasti. Jah, aga olgu, ma ühesõnaga olen oma mõtted edasi andnud. Kui on küsimusi, siis ma... Suur aitäh! Kui teile sobib, siis proovime pool lõpetada, aga paar väikest küsimust, diskussiooni, kui keegi tahab midagi kommenteerida.
et see oli tore, et tõenäoliselt loengu käigus oli juba diskussioon ära. Ei, mulle selle vastu pole midagi. Siis... Mina ütlen, et lihtsalt, et tegelikult tasuks mõelda nagu mingid astmestikud läbi, et vaata just seda ka Sinimägedele või just nende lahinguväljasid on meil tegelikult väga vähe, mida külastada sellisena. Et see, ma arvan, kõige kriitilisem, sest meil neid ehitisi isegi on. Et noh, ma võib-olla panen rõhtsalt, et see on üks väike unistus. Seda võib küll, et me just käisime... Kommenteerida selles mõttes, et maailma selles nii-öelda muinsuskaitses on lahinguväli on selline teatud mõttes mälestise vahepealne aste, sest ütleme, tihedalt asutatud Euroopa aladel ei ole võimalik terveid lahinguvälja võtta kaitse alla. Seal peab tekkima mingi teine kaitserežiim. See ei ole võrdne mälestisega, aga see nii-öelda selle ICOMAS-i, see fortifikatsioonikomitee ICOFORT on sellega tegelenud. Aga nüüd ongi küsimus, võib-olla Sinimäed on esimene koht, kus asi üle võtta või vaadata, mida maailmas sellise asjade peale tehakse. Jah, ja näiteks Sinimägedel on see 3. mägi, mis on ju täiesti tähelepanuta ja ligipääsmata on ja mis on tegelikult kõige paremini säilinud. Ja nagu ma ütlen, et lihtsalt kui ma toon nagu selle kõige kriitilisem, aga nüüd ma ütlen küll lahinguvälja kui tervikut, ma ise ka ei võtaks kaitse alla, see oleks liigne sõgedus, sest see ala on tegelikult seal praktiliselt ikkagi pool sellest põhjapoolsest Ida-Virumaast. Just, et mingi teatud alal lihtsalt, jah. Okay. Suur aitäh veel kord, suur aplaus ja meil on esinejatele väikesed tänuraamatud.